Hiobi raamatus kuulsime salmi, kus Hiob ütles issandale, seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. Hiob, kelle nimeline raamat on Vanas Testamendis, on üks mees meie hulgast. Pühakirja veergudelt leitavatest persoonidest on Hiob üks kõige lähedasemaid meile ja ka kõige inimlikum. Ja selliselt on tema lugu ka väga trööstiv ja julgustav. Taolise siira tegelasena on ta ka ajatu. Ja Hiob just nimelt esitab neid küsimusi, mis läbi aegade on inimesed ikka esitanud ja mis lõpuks ei ole ka täna vastatud. Näiteks, miks on maailmas kannatused? Miks peavad süütud inimesed kannatama? Miks sageli väga headel inimestel juhtuvad halvad asjad? Ja kus ja kuidas on kõige selle keskel Jumal? Sellised üldised küsimused õiglusest, Jumala kohast selles maailmas muutuvad nii mõneski eluolukorras meile väga isiklikuks. Miks mina kannatan? Miks ma pean kogema ebaõiglust? Kõik läks hästi ja järsku läks kõik halvasti. Miks nõnda juhtub? Muidugi võime öelda, et meie elus valitseb põhjus-tagajärje seos. Kes on eluaeg olnud kõva suitsumees ja lõpuks haigestub kopsuvähki, ilmselt tema ei küsi, et miks see küll minuga juhtus. Ta teab väga hästi, miks see juhtus. Aga noor naine, kellel on 2 väikest last, haigestub kopsuvähki iial, ei ole suitsetanud ja on olnud väga tervislike eluviisidega. Miks temaga nii juhtub? Vastust ei ole. Taoliste vastusteta küsimuste puhul on inimestel kombeks siis välja mõelda põhjus-tagajärje seos. No küll igaks asjaks mingi põhjus peab olema. Ja kui heal inimesel juhtub midagi halba, ehk ta nii hea ei olnudki. Ikka see arusaamine, et mille pärast mind karistatakse, mis ma olen valesti teinud. Kui halvad asjad juhtuvad, siis väga lihtne ja inimlik on mõelda selle juures, et see on karistus millegi eest. Hiob kaotas kogu oma varanduse, kaotas surma läbi kõik oma lapsed ja lõpuks kaotas ka oma tervise täielikult. Tõeline kaotaja. Kõik oli hästi temaga alguses, väga edukas, sai hästi hakkama, elas õnnelikku elu ja ühtäkki oli ta kõigest sellest ilma. Ja Hiobi raamat räägibki sellest, kuidas tema sõbrad, siis nii-öelda sõbrad tulevad tema juurde ja aitavad tal mõelda enda meelest, et miks see kõik juhtus. Ja see sõnum on nende poolt ikka see, ju sa midagi oled valesti teinud. Kahetse nüüd pattu, mida sa Jumala ees oled teinud, siis ehk andestatakse sulle. Ja su elu võib tagasi normaalseks pöörduda. Hiob ei lähe selle lihtsustatud lahenduse käiguga kaasa ja ütleb, et vastus peab olema kusagil mujal. Ja heideldes selle küsimuse üle jõuab Hiobi raamat lõpuks oma kulminatsioonini, kokkuvõtteni, mis ütleb,
Hiobi sõnadega. Ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjades, mis mulle on imelikud ja mida ma ei mõista. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. Ehk siis ainus patt, ainus eksimus, mille Hiob omaks tunnistab, on see, et ta püüdis mõista mõistetamatut. Püüdis leida vastuseid küsimustele, millele vastuseid inimesel leida ei ole võimalik. Mitte tema teod ega tegemata jätmised ei põhjustanud tema kannatusi, vaid see, et ta püüdis leida vastuseid küsimustele, millele vastused on üksnes Jumalal ja inimesel nendeni ligipääs puudub. Üks tarkus, mida Hiobi kogemus meile õpetab, on siis selle aktsepteerimine, et mitte kõik ei saa me siin elus ise kontrollida ja mitte kõik ei sõltu meist ja meie endi tegudest. See, et juhtuvad asjad meiega, mis on meile arusaamatud, on midagi väga loomulikku. See ei ole ebaloomulik võõras, vaid see kuulub selle maailma ja inimelu juurde. Mõistlik oleks siis neid asju just nimelt taolise loomulikkusega võtta. Vaid nii on võimalik meil tõesti säilitada selline jõud edasiminekuks, leida tarkust oma järgmisteks sammudeks. Kui palju mõistetamatut on näiteks inimeste vahelistes suhetes. Me ei saa mõnest inimesest kohe sugugi aru, miks ta nii toimib ja käitub. Kui palju rohkem on mõistetamatust siis inimese ja ka Jumala suhtes. Jumal on nii palju suurem, kui oleme meie, ja tema teed on nii palju imelisemad, kui on meie teed. Võiksime seda elu erinevate sündmustega hakkama saamist ja aktsepteerimist võrrelda ühe sellise mänguga, mis on küllap tuttav neile, kes on arvuti taga või nutitelefonis aega veetnud ja mänge sirvinud ja mänginud. Tetrise mäng. See on selline, kus mängija ülesanne on laduda müüri, talle antakse ette erinevaid kujundeid. Need ei ole mitte ühesugused, vaid alati erinevad isemoodi. Sinu ülesanne on leida siis müüris õige auk, kuhu see kujund sobitada. Seal ei aita üldse see, kui sa tahad saada sellist kuubikut, aga saad hoopis ristküliku näiteks ja siis hakkad nurisema. Mul oli ju vaja hoopis midagi muud. Miks küll see pidi tulema? See ei aita kuidagi edasi. Sul tuleb leida sellele kujundile just see temale sobilik koht. Ainult nii saad edasi edeneda. Eks ole üsna samamoodi ka elus. Kasutu on elu erinevaid situatsioone ja olukordi tervitada nurinaga, et miks need asjad mulle peavad juhtuma. Ma oleks tahtnud midagi muud, ma unistasin midagi muud, mul oli plaanis hoopis midagi muud, aga tuli, näed, selline kehv olukord. Analüüsida võib, aga me ei saa lõputult kinni jääda sellesse, mis oli. Tuleb astuda järgmine samm. See elu poolt meie kätte mängitud kujund vastu võtta, leida see paik, kuhu ta sobitada ja siis edasi minna. Keegi on öelnud, et kui Jumal sulgeb ühe ukse, siis avab ta teise. Sageli me aga ei märka seda, sest me jäämegi vaatama seda suletud ust. Hiob leidis oma kannatuse ja heitluse tulemusena uue suhte Jumalaga. See oli sügavam. Ta mõistis, et Jumal on palju suurem kui tema inimesena.
Aga seejuures ka keegi, kellega ta võib tõeliselt arvestada, kelle pärast ta ei pea nurisema, kellel ei ole vaja etteheiteid teha, sest Jumala plaan lõppkokkuvõttes on hea plaan. Hiobi raamat lõpeb tõesti taaskord õnnistustega. Hiobi elu saab uue alguse läbi selle mõistmise ja tal läheb kõik pärast seda jälle hästi. Nii, kas ei ole nõnda ka sageli meie elu keerulistel hetkedel? Need tulevad meie ellu just selleks või need pakuvad meile seda võimalust. Me ei tea, miks nad tulevad või kuidas nad tulevad, aga üks asi, mida me nendest saame alati võtta, on aeg maha võtta. Olgu siis tegemise haigusega, olgu mõne lähedase ootamatu kaotusega või mõne elus kogetud raske hetkega. Võta aeg maha ja mõtle selle üle, mida ja kuidas see kõneleb sulle praegu Jumalast. Need on need paigad, kus me teinekord võetakse meie ümbert justkui kõik see, mis meile tundub, et meil on väga tähtis olnud, väga oluline, me oleme selle tohutult panustanud, see võetakse ära ja midagi muud tuleb selle asemele. Siis ei ole meil muud teha, kui avada ennast sellele muule, mida Jumal tahab kinkida. Kuidas ta just selles situatsioonis tahab sind kõnetada ja kuidas sa saad uuel moel siit sellest raskest hetkest edasi minna. Arvasad, meil kõigil on oma kujutlus sellest, milline see elu peaks olema. Aga seda tulebki nõnda võtta, see on meie kujutlus. See ei pruugi vastata sellele, milline elu tegelikkuses on. Risti inimesel on see taipamine, et Jumala ees on palju rohkem võimalusi meie elu jaoks, kui meie ise oskame ette näha. Ja vahel ta toob need võimalused meie ellu nõnda, et me tunneme ennast kuidagi petetuna. Meie kujutlus järsku ei vasta tõele. Aga kui me võtame selle, anname selle ära, ütleme, et Jumal, sina tead paremini, mis on minu elu jaoks tõeliselt vajalik. Ma olen valmis laskma sinul ennast juhtida. Siis saab meie ellu tulla midagi palju väärtuslikumat, paremat ja olulisemat kui see, mida me siiani oleme, mille külge me oleme klammerdunud ja mis on meile tundunud, et see on nüüd väga oluline ja tähtis. See Hiina vana sõna ütleb, seal, kus on draakon, on ka varandus. Seal, kus on suured väljakutsed, on peidus ka suured õnnistused. Ja suurim neist on ehk võimalus leida Hiobi kombel uus ja sügavam suhe oma loojaga, oma Jumalaga. Aamen.